selleks, et leida funktsiooni miinimumpunkti koordinaate, üks võimalus on see, et me korrutame kõik selle lahti ja siis teeme joonise ja siis vaatame graafiku pealt, et kus on need miinimumpunktid. Aga tegelikult lihtsam viis on see, et me võtame selle funktsiooni tuletise ja siis paneme selle võrduma nulliga, sellega me saame kätte kõik need siis ekstreemumkohad ehk siis nii miinimum kui maksimumpunktid ja siis võtame selle funktsiooni tuletise ja siis vaatame, et kas see on suurem või väiksem nullist ja kui see on suurem nullist, siis see on miinimumkoht. Nii et kõigepealt siis leiame selle funktsiooni tuletise niisama. Aga kuna meil on siin korrutamine, siis me tegelikult oleks hea saada sellest korrutamisest enne lahti, sellepärast, et muidu meil on keerulisem leida seda tuletist. Nii et kõigepealt korrutame selle kõik lahti, et meil on siis 2x astmes 3 miinus 2x astmes 2. Ja sellest kõigest on vaja võtta siis tuletis. Ja nüüd selleks, et võtta tuletise võtmise peamine siis see nii-öelda valem, mida oleks vaja kogu aeg teada, millest on tegelikult võimalik kõik teised asjad ka siis tuletada, on see, et kui me võtame tuletise sellest x-ist astmes n, siis n-i toome siia niimoodi x-i ette, korrutame selle x-iga ja siis lahutame n-ist, mis on astendajas ühe maha. Ja kui on lihtsalt arv mingisugune, siis see arv lihtsalt, arvutuletis on lihtsalt 0. Aga see ei ole praegu oluline, sellepärast, et siin meil lihtsalt arve ei ole. Niisiis, et meil on kõigepealt siis 2, nüüd selle x-i astendaja 3 me korrutame selle 2-ga ja siis me korrutame selle x-iga ja siis sellest 3-st me lahutame ühe maha. Ja siis sellest me lahutame nüüd 2, mida me korrutame selle astendajaga, mis on samuti 2, siis korrutame selle x-iga ja siis sellest 2-st lahutame ühe maha. Nii me saame 6x ruut miinus 4x on siis selle tuletis. Nüüd me paneme selle võrduma nulliga, ehk siis 6x ruut miinus 4x võrdub 0. Toome selle x-i siia ette. Toome nüüd, tegurdame niimoodi, et x-i toome sulgude ette, nii et meil tuleb 6x sulgudest väljas on x, siis on 6x miinus 4. Ja see võrdub kõik nulliga. Ja nüüd siit me saame need nullikohad, x1 võrdub 0 ja x2 on 2/3, sellepärast, et kui me teeme 6 korrutada 2/3 miinus 4, siis me saame 4 miinus 4, mis võrdub 0. Nii et nüüd me saime põhimõtteliselt need maksimum ja miinimumkoha, ehk siis need ekstreemumkohad saime kätte. Ja nüüd meil on vaja nüüd kontrollida, kas ta on miinimumkoht või ta on siis maksimum. Ja selleks me võtame siis selle teise tuletise nii-öelda. Nii, teise tuletise võtmine teeme siia alla siis. Ehk siis teine tuletis. Ja tegelikult me võime võtta juba sellest, mis me enne saime, et me saame nüüd sellest võtta siis selle teise tuletise. Ehk siis meil on 6x ruudus miinus 4x ja sellest võtame tuletise. Ja nüüd me saame 6 korrutada 2 korrutada x, sellepärast, et sellest 2-st me võtsime ühe maha. Ja siis miinus 4. Ja siis sealt me saame 12x miinus 4. Ja nüüd me põhimõtteliselt peame asendama selle ja selle nüüd siia asemele, et me saaksime teada, kas see on maksimum või miinimum koht ja siis me peame vaatama, kas see tulemus on väiksem või suurem 0. Nii siis alustame esimesega, et x võrdub 0 kõigepealt. Nii asendame 0-ga, ehk siis meil tuleb 12 korrutada 0 miinus 4 võrdub siis järelikult miinus 4. See on väiksem 0-st, see tähendab, et see on maksimumkoht. Ja siis võtame selle teise, kontrollime. See on 2/3. Asendame ta nüüd siia. Ehk siis meil tuleb 12 korrutada 2/3 miinus 4. Ehk siis see tuleb 8 miinus 4 võrdub 4, mis on suurem 0-st, see tähendab, et see on miinimumkoht. Ehk siis me teame, et x-min ehk siis x miinimumkohas on 2/3. Ja nüüd meil on vaja leida y. Ja selleks, et y leida, me peame asendama sellesse algsesse
funktsiooni siis selle x-i, mis me praegu saime miinimumkohaks. Nii et algne funktsioon ja siia asetame 2/3. Nii, ja nüüd ma mäletan ka, mis see oli. Ehk siis 2 korda x ruudus. Ehk siis 2 korda 2/3 ruudus. Korrutada x miinus 1. Korrutada 2/3 miinus 1. Ja nüüd arvutame selle lihtsalt välja. Meil tuleb 2 korrutada 4 jagada 9-ga, korrutada miinus 1/3. Ja nüüd selle lihtsalt arvutame välja. 2 korda 4 on 8, ehk 8/9 korrutada miinus 1/3 võrdub miinus 8/27. Ja nüüd me saame selle punkti panna kirja. Siin me leidsime seda y miinimumi. Ehk siis miinimumpunkt. Miinimumpunkt on siis see, kus on nii x-i kui y koordinaat. Koht on siis see, kus on ainult x. Nii et me saame 2/3 miinus 8/27. Ja see peaks olema minu teada ka õige vastus. Nii et teeme seda teist osa nüüd. Teises osas need küsivad meilt, et me leiaksime funktsiooni tuletise ja siis lahendame selle võrratuse. Ja kõigepealt siis leiame selle tuletise. Ja siin meil on jagamine. Ja selleks, et leida jagatise siis seda tuletist, selle jaoks on eraldi valem. Et näiteks kui meil on u jagatud v-ga ja siit meil on vaja võtta tuletis, siis selle tuletis on niimoodi, et meil on u-st korrutada v-ga, korrutada siis lihtsalt v-ga, siis sellest me lahutame v-tuletis korrutada u ja siis jagatud v ruudus. Nii et teeme seda nüüd ka siis siin. Nii et kõigepealt meil on 2x ruutu, sellest vaja võtta tuletis, korrutada siis selle alumisega, mis on x miinus 1. Siis meil on vaja sellest lahutada x miinus 1 tuletis, korrutada siis selle ülemise osaga. Ja siis see kõik on jagatud x miinus 1 ruuduga. Ja siin nüüd on lihtsalt jälle arvutamise vaev. Ehk siis meil tuleb 2 korrutada 2 astmes korrutada x astmes 1, korrutada x miinus 1 ja lahutada siis 1. Nüüd siin, mis meil juhtub, kui me võtame x miinus 1 tuletise, on see, et x-i astendaja on 1, ehk siis me toome 1 ette ja siis korrutame seda x-iga ja lahutame sellest veel 1. Ja siis 1 asemel, kuna see on lihtsalt arv, siis selle asemel ei tule mitte midagi. Nii et mis me saame on see, et meil on x astmes 0, mis siis võrdub x astmes 0 võrdub 1, nii et me saame siia 1 asemele. Nii et meil põhimõtteliselt siia tuleb 1 korrutada 2 astmes või 2x astmes 2. Ja siis all on jätkuvalt x miinus 1 ruudus. Nii, ja siis tuleb lihtsalt jälle edasi arvutada. Meil on 4x korrutada x miinus 1 miinus 2x ruudus. Siia alla tuleb x miinus 1 ruudus. Ja siit edasi me saame 4x ruudus miinus 4x miinus 2x ruudus jagatud x miinus 1 astmes 2. Siit me saame siis lahutada, nii et me saame 2x ruudus miinus 4x. All on jätkuvalt x miinus 1 ruudus. Ja siit me saame tegurdada niimoodi, et me toome 2x sulgud ette. Sulgudesse jääb x miinus 2 ja siis siia murujana alla jääb x miinus 1 ruudus. Ja nüüd, mis nad tahtsid, on see, et me lahendaksime selle võrratuse niimoodi, et meil on see suurem 0-st. Ehk siis me põhimõtteliselt peame kirjutama sama asja uuesti välja.
ja siis me saame panna, et see on suurem 0-st. Ja nüüd me põhimõtteliselt lahendame murdvõrratust ja proovime nüüd võtta need nullikohad. Nullikohad selleks, et leida need, siis me peame vaatama, et mis nad oleks, kui nad võrduksid 0-ga. Ehk siis, mis me siit saame, on see, et nullikohad on x1 võrdub 0, x2 võrdub 2, x3 võrdub siis 1, x4 võrdub ka 1. Ja miks siin on 2 sellist, mis võrduvad 1-ga, on see, et siin on ruut. Et põhimõtteliselt see on siis sama ju, mis x-1 korrutada x-1. Nii et sealt me saame need 2 nullkohta, mis on samasugused. Ja nüüd kasutame intervallmeetodit, et seda lahendada, nii et kanname kõik need punktid siia peale. Et meil on 0, meil on 2 ja siis meil on koht, kus meil on 1 ja 1 ja me paneme selle niimoodi. Ja nüüd me peame vaatama, kas suurima astmega tundmatu ees on miinus või plussmärk ja praegu on miinus, praegu on pluss ja me saame alustada siit ülevalt poolt seda intervallmeetodi joone tõmbamist. Nüüd me läheme siit läbi, läheme 1 juurde ja siin me peame põrkama sellepärast, et siin on 2 punkti, mis on samasugused. Nüüd meil on paaris arvpunkte siin. Liigume siis sellest 0-st läbi. Ja nüüd me peame siis vaatama, et kuna meil on siin suurem 0-st, siis võtame selle ala siin ja selle ala siin. Ja me saame vastuseks, et x kuulub hulka kõigepealt miinus lõpmatusest 0-ni ja seejärel 2 lõpmatusse. Ja miks me seda punkti 1 ei võta, on see, et meil siin on range võrratus, mis tähendab, et me ei saa võtta olukordi, kus ta võrdub 0-ga, et siin 1 juures ta võrdub 0-ga, aga neid me ei saa võtta. Nii et see 1 jääb siit välja ja samuti me kasutame igal pool ümarsulge, sellepärast, et see on siis range võrratus, mis tähendab, et need nagu otsapunktid jäävad sellest vahemikust välja, mis meilt küsitakse. Nii et see peaks olema ka siis õige vastus sellele ülesandele.